Suvi on olnud täis elamusi ja nüüd on aeg lõõgastumiseks ja olen tulnud külla Keele. Tšau, tore sind taas näha. Tore sind ka, Jaanus, näha. Mis me siis täna teeme, hakkame jälle rullima, on ju? Ja mina olen vaadanud suvi otsa sinu väga ägedaid ja hoogsaid saateid. Ma loodan, et te valete praegu. Ei valeta, aussõna. ja ma kogu aeg mõtlen selle peale, et nii äge, tegelikult suvi oli ju imeline, kõik inimesed käisid kõik võimalikud Eesti paigad läbi, nagu ka sina, kuid tegelikult me ju kogu aeg ikkagi mõnes mõttes väsitasime ennast. Ma olen kuulnud, et ka sinul juhtus natuke äpardusi, võib-olla lihased on veidi haiged. No, võib juhtuda, et tegelikult on see ju täiesti normaalne. Üleüldse, kui me vaatame, kui palju tegelikult suve jooksul eestlased söövad ära jäätiseid, tarbivad mulliokke erinevas vormis, me grillime, me sööme võib-olla ebaregulaarselt, siis tegelikult me ei tohi ära unustada, et nüüd tuleb see jõuluhooaeg uuesti peale. Ja nagu eestlased ikka, et suve lastakse lõdvaks, siis vaadatakse, detsember hakkab tulema, siis võetakse natukene kokku, siis jõuluaegseks rohkem seda liha ja siis kringlit süüa. Jaa, absoluutselt, aga selleks, et me suudaksime tegelikult oma nagu nii-öelda keha ja organismi ikkagi üleval hoida, peame me siis hakkama maha rullima kogu seda suve lõõgastust, mis me oleme teinud. Ja meie juures siis saabki kenasti rullida, paneme lümfisüsteemi toimima nii, nagu ta toimima peab. Mis tahtsin küsida, et mis selle rullimise eesmärk on, mida ta täpselt teeb inimene organismiga? Tegelikult on ta treeninguefektiga, ta siis samas ütleme sportlastel ta lõõgastab just vastupidiselt lihaseid ja kõige olulisem on see, et meil on kaks voolavat organit organismis. Üks on punane veri, teine on valge veri ja valge veri nimetatakse selleks lümfisüsteemiks. Beautiful Me on täiesti ise maailmas esimesena välja töötanud, tuginedes tänapäeva teadmistele meditsiinis, koostöös siis lümfiterapeudi Reijo Vilipuga oma programmi, sellepärast, et vaadake rullimasinaid ja seda programmi teatakse juba Eestis päris hästi tänu Beautiful Me'le, kuid need olid välja töötatud 100 aastat tagasi ja kogu see programm ka seal. Teadus on arenenud ja nüüd oleme meie kasutusele võtnud siis patenteeritud programmi, mis on siis Reijo poolt välja töötatud, kes tegeleb tegelikult, tema siis ravib inimesi, kellel on juba suured probleemid. Meie ei ravi inimesi, meie ennetame, et nad Reijo juurde ei peaks minema. See on õigem, et vahetihti hakatakse tagajärgi tegelema, aga tegelikult vaja ennetada asja. Absoluutselt ja ütleme selliseid lihtsamaid asju saab ka meie selle rullimisega, kui on juba mingid mured, saab meie siis rullmassaažiga juba tegelikult nagu leevendada või üleüldse ära kaotada. Ja muidugi naiste jaoks on ilupool hästi oluline, et tsellulid kaob, ümbermõõdud kaovad, ütleme 10 korra kuuriga kaotab inimene kuskil 20 centimeetrit oma kehalt. Nii, tuleme. No see põhimõtteliselt, ma võin näidata, see põhimõtteliselt niimoodi. Me mõõdame siit, me mõõdame siit, siit on ju sellised strateegilised kohad ära ja see ei sõltu sellest tegelikult, mis kaalus inimene on. Vaadake, mis juhtub, kui me oleme siis nii-öelda lümf, on meil mürke täis, siis tegelikult tähendab seda, et inimesel keha on paistes. Ta on põletikuline ja nüüd, kui me rullime ja joome vett, saame mürkidest lahti. Just, ja sellepärast sentimeetrid vähenevad. See ei ole mingisugune nagu utoopiline, see on täiesti tavaline meditsiiniline nii-öelda teadmine ja selleks me peame kogu aeg ennast toimimas hoidma. Aga kui tihti tuleks siis käia? Ma kuulsin 10 korra selline kaart käis siin välja. Ja mina soovitaksin kõigepealt niimoodi, et inimene võiks teha endale sellise restardi. Ütleme siis teebki läbi 10 korra kuuri. Seda ta siis teeb niimoodi, et umbes 5 nädalat ehk siis 2 korda nädalas. Me teeme enne mõõtmised, kaalumised, kõik asjad, et inimene näeks ikka päris tulemust ka. Ja pärast ütleme niimoodi, et meil on väga palju püsikliente. Inimesed hoiavadki siis, nad käivad kas kord kuus või 2 korda kuus erinevalt, kuidas kellelegi sobib, sest sa tunned, et sa oled sõltuvuses sellest heast enesetundest, mis sa sellega saad. Ja mina ütlen ka, et ma kindlasti ei ole inimene, kes võib-olla suveõhtul pokaalist šampusest võib-olla ära ütleks, aga siis tuleb ka midagi head enda kehale teha, et sa neid häid asju kõike tegelikult kogeda elus saaksid. Ja tegelikult siia tulles on ju kõik on automaatne, kõik on, arvestame praegust olukorda meil kogu maailmas on ju, muretsema ei pea, kartma ei pea, aparaat ütleb, mida täpselt teha, et kui esimest korda tulla ei jää nii-öelda täbarasse olukorda. Absoluutselt, meil on siis need meie uued masinad, mis on juba enamus salongides, meil on 11 asukohta üle Eesti, on juba kasutusele võetud, kuid nüüd me siis nii-öelda nimetame neid vanadeks masinateks, mida kõik harjunud kasutama on, muutsime ka selle programmi ära,
ehk siis nüüdseks saavad kõik kliendid automatiseeritult, olenemata vahet ei ole, mis värvi see masin on, kasutada seda kõige paremat ja tõhusamat moodust siis rullmassaaži tegemiseks. Ja meil on kontaktivaba teenus, tulete siia, kõik on desinfitseeritud, te saate olla siis kas privaatses toas või kui tuled sõbraga, 2 meetrit on sõbratoa masinate vahe, nii et saate sõbraga koos rahulikult rullmassaaži nautida. Riided anname ja kindlasti mineraalidega vett, mis on ülioluline, sest naised teavad ju, et nad on ju lilled ja lilli peab ju kastma, et õitseda, aga ega need mehed ka, õli ei pea sinna panema. Inimorganism on ikka siuke, et peab ka seda vett jooma, nii mees kui naine. Ja kui me räägime automatiseeritud süsteemist, siis meie kliendid teavad ja on ekraanidel näinud väga palju seda, et varsti on Beautiful Me äpp väljas, tõepoolest varsti, nüüd ta ongi väljas, nii et septembrikuu jooksul saame juba kõik kasutusele võtta sellise oma nutiseadmesse Beautiful Me äppi, kus tegelikult siis meie automatiseeritud masinad koguvad kogu aeg inimese kohta infot, palju ta on kaotanud sentimeetrit, palju kaloraaži. Sinna saab ka nii-öelda inimene personaliseeritud pakkumisi, sest meie perenaised on väga kompetentsed. Nad suhtuvad igasse klienti nii-öelda indiviidina ja me vaatamegi, millised mured inimesel on või ei ole ja sellest tulenevalt meil siis nii-öelda programmid genereerivad, mida just sellele inimesele oleks vaja. Nii et nii palju toredaid uusi asju on tulemas, nii et Jaanus, lähme rullima! Yeah!